Mul on palav. Mul on igav. Ma ei jaksa enam koos isaga põllul tööd teha. Tahaks parem koju sööma ja mängima minna. Aga miks sa siis ei lähe? Aga kust sinu meelest söök siis tuleb? Selle jaoks me tööd teemegi, et meil oleks süüa. Kevadel tuleb põllud üles künda, muld ümber pöörata, väetada, seeme külvata ja kartul maha panna, vett tassida, kasta. Meie töö ei lõppe kunagi. Meil ei ole poode või supermarketeid. Kogu toidu, mida me terve aasta jooksul sööme, peame ise kasvatama. Kui me soovime juua piima või süüa juustu, peame ise hoolitsema lehmade või kitsede eest, neile toidu muretsema, lüpsma, juustu valmistama. Kui soovime süüa vorsti või liha või muna, peame ise pidama kanu, lehmi, sigu, nendele süüa kasvatama. Ja vaata, seal tuulikus me jahvatame vilja. Sellest saame jahu. Jahust saame küpsetada leiba. Kui õues on valge, siis me teeme tööd, et ülejäänud aasta oleks meil süüa. Mul on palju õdesid vendi, et oleks palju töökäsi. Vabandust, et teid segan. Ja jõudu tööle. Jõudu tarvis. Aga millal lapsed siis koolis käivad? Me võime natukene mõne aasta käia. Talvel, kui looduses midagi ei kasva ja palju teha ei saa. Kui lähedal on üldse kooli. Aga ei pruugi olla. Ja me sõltume ikka väga palju looduse tujudest. Näiteks, kui mõni aasta on liiga jahe või sajab liiga palju vihma ja vili ei valmi, oleme suure osa aastast näljas. Või kui on vastupidi, suvi on liiga kuum ja vihma üldse ei saja, ka siis tuleb nälja aasta. Meie elu pole sugugi kerge.